siis tulid sellised mõtted teemadel, kus et kurjad vaimud aetakse välja. Ma võib-olla nimetaks seda selliselt. Et piibli põhjal ma siin olen lugenud, et kurja vaime ei nunnutata ega peeta nendega läbirääkimisi, vaid Jeesuse meelevallas usu kaudu sõideldakse ja kästakse välja minna ja pannakse vastu ega anta kuradile maad. Et siin on tulnud sellised võib-olla teemad, et on kurjadest vaimudest on sellised rõhumised, tulevad mured ja ka isegi hirmud. Et piibel võib-olla ei kasuta sellist sõna nagu depressioon isegi tänapäevases sellises mõistes. Aga rohkem on seal sellist pimeduste meelevalda ja neid kuradi tegusid. Aga siiski uuesti sündinud kristlane usub, et tal on usu kaudu see meelevald ja ta ei kahtle selles meelevallas, sest kahtleja ei saa midagi. Ja siin Jakobuse 1 ja salmid 6-8 ütlevad nõnda, aga ta palugu usus ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. Et kuigi siin me ei näe neid kurja vaime, aga kui me neid veel näeksime ka, siis võib sealt veel tulla sellist isegi kartust. Ja seetõttu tasub astuda neid ususamme ja olla koguduses, kus tegeldakse kurjade vaimudega ja nende väljaajamisega. Ja mitte siis nendega läbirääkimisega pidamisega. Ja kus saab ka neil teemadel esitada küsimusi ja saab ka pühast vaimust juhitud vastuseid. Et siin on ka siis ju, ütleme, maailma meditsiinis on olemas tabletid ja ma ütleks niimoodi, et vaimulikus plaanis on õige öelda, et tablette aja teemonit välja, aga muidugi praktiliselt võib öelda, et ei soovitata siis neid rohtusi kohe seal järsku ära jätta, eriti maailma teaduse poole pealt rõhutatakse, et lõpetamine peab toimuma järk-järgult ja arsti juhendamisel, sest järsk katkestamine võib põhjustada võõrutusnähte ehk siis järske meeleolu muutusi, kus on siis masendus ja depressiooni süvenemise suunas. Aga neile tuleb vastu seista ja vajadusel ka uuesti sündinud kristlaste palvedu abiga ja mitte anda maad kuradile. Efesuse 4:27 ka seda ütleb, et kuradile ei peaks andma maad. Ehk siis mitte hakata mõtlema neid masenduse ja depressiooni mõtteid, mida hingevaenlane saadab. Ja ma meenutan ise seda aega, ma ei osanud seda tol hetkel võib-olla niimoodi sõnastada, alles tagant järgi võis aru saada, et elasin ka läbi need masenduse ja depressiooni ajad. Ja tuli ka enesetapu vaim kaela. Aga ma sain aru, et see on nii vale ja võõras asi, et miks peaksin ma ennast ära tapma. Et see hakkas vastu ja siis ma sain aru, et see ei ole õige asi. Ja sealt ma sain ka aru, et tuleb hoida pilk Jeesusele, mitte hakata neid ränki mõtteid mõtlema, mis tulevad. Ja hüüda Jeesust appi ja olla palves ja lugeda Jumala sõna. Eriti just neid kiirakohti, mis on selle teemaga seotud ja mida ma siin täna ka veel välja toon. Ja palju on olnud abiks ka, mida ma hiljem kogenud on, Timo Lige on Kuula piiblit, ta on teinud neid videosid, kus on seal Jumal aitab ja sellistel teemadel on kirjakohad välja otsinud, et seal on ka väga häid kirjakohti. Aga piibel ütleb Jeremiia 17:5,
nõnda ütleb issand, neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub issandast. Et kui lootus pannakse ainult inimeste peale ja ega loodeta enam Jumala peale, sest tegelikult kahe peale korraga loota ei saa, et kas ma siis loodan inimeste peale või loodan siis Jumala peale. Et mõnikord on niimoodi, et alguses loodan inimeste peale ja kui sealt abi ei saa, siis viimane õlekõrs on Jumal. Või kuidas ta siis peaks olema, et või peaks ikkagi esimeses järjekorras olema. Aga kahe peale korraga ei saa loota. Et seal on öeldud küll mees, aga eks see kehtib ka naiste kohta, sest piibli järgi mees ja naine on üks liha. Siin näiteks 1. Moosese 2.24 ja edasi ütlevad seda. Veel öeldakse piiblis, et issand on meie ravija. 2. Moosese 15.26 ütleb, kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand, su ravija. Et seega ärme pane issandale vastu ja hoopis püüdkem tema käske ja korraldusi täita. No üks ja sama käsk oli ka see, millest siin on täna eelnevalt juttu olnud, et armastuse käsk. Et see ei ole vaja mitte ainult terve olemiseks, vaid ka issandale meelepärane olemiseks. Aga siis mõned kirjakohad, mis nüüd seonduvad kurjade vaimude väljaajamisega. Jeesus andis jüngritele meelevalla rüvedate vaimude üle, et neid välja ajada ja ka ravida haigusi. See on Matteuse 10.1. Et see on üks selgemaid kirjakohti tegelikult, et rüvedaid vaime ei rahustata, vaid tahetakse välja. Ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Et Jeesus andis siis nendele 12 väe ja meelevalla kõikide kurjade vaimude üle ja läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Siin käivad koos Jumala riigi kuulutus, tervenemine ja meelevald kurjade vaimude üle. Siis järgmine kirja kohta on Luuka 9. peatükk ja 1. kui 2. salm. Kutsunud kokku need 12, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõikide kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ja läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Üsna sarnane kirjakoht. Nii et ja veel üks järgmine kirjakoht, mis tuleb, kus Jeesus siis sõitleb rüvedat vaimu, ütleb, et jää vait ja mine temast välja. Ning inimesed tunnistasid, et ta käsutab rüvedaid vaime meelevalla ja väega ja nad lähevadki välja. See on siis Luuka 4 ja 35-36. Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja kuri vaim paiskas mehe nende keskele maha ja läks temast välja ega teinud talle mingit kahju. Ja hirm tuli kõikide peale ja nad rääkisid omavahel. Mis asi see on? Ta kasutab meelevalla ja väega rüvedaid vaime ja need lähevadki välja. Ja siis järgmine kirjakoht, mis ma siin leidsin, oli, kõike seda võib ette juba lugeda, aga ma võtsin kokku selle, on Luuka 8. peatükk 26-39 salm, kus siis Gerasa mehe puhul oli tegu paljude kurjade vaimudega. Seal oli leegion. Ja Jeesus ei analüüsinud ega meelitanud neid, vaid kurjad vaimud läksid inimestest välja. Tulemusena istus see mees Jeesuse juures rõivastatult ja selge aruga. See on väga tugev selline, mõtleks, puud tuntakse viljast näide, et enne oli vaevamine ja lagunemine, pärast aga vabanemine ja selge aru. Siis järgmine kirjakoht on Markuse 9. peatükk ja 28-29 salm,
kus jüngrid küsivad, et miks nad ei suutnud vaimu välja ajada. Ja Jeesus ütleb, et see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega. Ja Matteuse paralleelis on veel ka, et palve ja paastumisega. Ja see näitab, et kõiki vaimseid seoseid ei murta pinnapealse jutuga, vaid palvega ja mõnes olukorras ka paastumisega. Ja Apostlite 16, salmid 16-18 ütleb veel Paulus. Paulus ütles vaimule, ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel, mine temast välja. Ja vaim läks välja samal tunnil. See on selline apostlik muster, kus käsk Jeesuse Kristuse nimel toimis, mitte siis vaimu rahustamine. Ja Apostlite 19 veel salmid 11-16. Kurjad vaimud läksid välja Pauluse teenistuse kaudu, aga sama lõik hoiatab ka sellise mehaanilise valemi kasutamise eest. Näiteks Skeua pojad proovisid Jeesuse nime ilma tõelise meelevalata ja osatuseta ja said häbistatud. See tähendab seda, et Jeesuse nimi ei ole nagu mingisugune, peab seal taga meelevalt ka olema. Et nad ütlesid, et see Jeesus, keda Paulus tunnistab, aga nad ise ei võtnud seda meelevalda. Siis veel mõned kirjakohad, et kuradile tuleb vastu seista ja mitte maad anda. Jakobuse 4 ja salm 7, selle kirjakohaga ma ka ise võitlesin kuradi vastu ja väga palju aitas. Alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Et siin on järjekord on oluline, et kõigepealt tuleb Jumalale alistuda ja siis kuradile vastu panna. Ja mulle sai see ka väga selgeks, et vastupidi ei toiminud. Siis 1. Peetruse 5. salm, 5. peatükk ja 8-9. salm. Olge kained ja valvake. Kurat käib ringi nagu meergav lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu tuleb seista kindlas usus. Et see ei ole selline passiivne enesealetsus, vaid usus aktiivne valvelolek ja vastupanu. Ja Efesuse 4 ja salmid 26 ja 27, seal öeldakse lõpus, et ärge andke ka maad kuradile. Seal räägitakse vihast ja valest ja kibedusest ja nuretust kõnest ja ka püha vaimu kurvastamisest. See sobib tegelikult sellega, et sellised mõttemustrid ja hoiakuid nagu kurjade vaimudega läbirääkimised ei tohi toita, sest nad annavad maad tegelikult kuradile. Ja veel ka Efesuse 6, 12-18, kus on juttu sellest, et kristlastel ei ole võitlust inimestega, vaid on hoopis meelevaldade ja võimudega, kurjade taevaaluste vaimudega. Et siin ei ole lahendus inimeste süüdistamine, vaid on hoopis Jumala sõjavarustus. Et on see tõde ja õigus ja evangeelium ja usk ja pääste, Jumala sõna ja palve. Siis mõned kirjakohad ka sellest, kuidas hinnata vilja. Öeldakse, et puud tuntakse viljast. Matteuse 7 ja salmid 16-20. Te tunnete nad ära nende viljast. Jeesus ütleb, et hea puu kannab head vilja ja halb puu halba vilja. Et seda saabki vaimulikult rakendada nii õpetuse, vaimu kui ka mõttemustri hindamisel, mis kannab sellist varastamist, tapmist ja hukkamist ja lootusetust ja enesehävitust ja Jumalast eemaldumist. See ei ole hea vili. Ja Galaatia 5. peatükk, siin veel 19-23 salm, kus Paulus seab siis vastamisi lihaliku loomuse teod ja vaimuvilja. Et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Kui mingi vaimne mõju toodab süstemaatiliselt sellist lootusetust ja hirmu ja viha ja isolatsiooni ja isegi enesealetsust ja surma poole tõmbumist,
siis see ei ole püha vaimu vili. Ja Johannese 10 ja salm 10 Jeesus ütleb, varas ei tule muu pärast, kui varastama, tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et teil oleks elu. See on väga tugev eristus, et Kristuse töö viib ellu, aga vaenlase töö viib röövimisse, tapmisse ja hävingusse. Ja veel 1. Johannese 3 ja salm 8. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Jeesuse töö ei ole kuradi tegude haldamine, vaid nende tühistamine. Ja siis veel mõned kirjakohad sellise raskete mõtete ja murede rõhumise kohta on Filippi 4. peatükk 6-8 salm, kus tegelikult Paulus ei käsitle muret kui midagi, mida tuleb lõputult toita, vaid suunab vajadused palves Jumala ette ja käsib arvestada sellega, mis on tõene, auväärne, õige, puhas, armastusväärne ja ülendav. See on väga praktiline vastumürk muremõtetele. Ja õpetussõnad 17. salm 22, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Siin Piibel tunnistab tegelikult, et rõhutud vaim mõjub inimesele hävitavalt. Psalm 42 ja veel salmid 6-7, siin psalmist ütleb oma hingele, miks sa oled nii rõhutud mu hing? Oota Jumalat. See ei ole eneseoletsuse toitmine, vaid hinge käsutamine lootuse ja Jumala poole. Ja saakski kokku võtta nii, et kurja vaime nendega ei peeta läbirääkimisi, neid sõideldakse ja aetakse välja. Ja kuradile ei anta ka maad, vaid pannakse pastu. Ja pimeduse vilju ei toideta, neid tuntakse vilja järgi ära. Ja Kristuse töö ei ole masenduse haldamine, vaid vabastamine, elu, rahu, selge aru ja Jumala riiki toomine. Et siin, jah, see oli siis lühidalt see, mis ma tahtsin siin rääkida. Jah, et issand, me täname, et sa oled juhtinud need kirjakohti tulema esile. Issand, aita, et me vaataksime üksnes sinu peale ja ei püüaks kuidagi läbi rääkida kurde vaimudega, vaid aeksime need välja. Issand, palun anna meile vaimude eristamise andi, et me tunneksime ära, mis on sinu vaimust ja mis ei ole sinu vaimust. Issand, palume seda Jeesuse nimel. Amen.